Eesti e-sportlane Robin Rops-Kol tõestas uuesti, et on maailma tippe. Intel tõi turule uue mänguritele suunatud protsessori ning Battle Royale'i mängulaad Forza 4. Mina olen Ago Ahas ja need on mänguminutid. Detsembril lõppes ESL Pro Liiga, mille võitis ülekaalukalt meeskond Mousesports, mille ridadesse kuulub ka Eesti e-sportlane Robin Rops-Kol. Turniiri käigus alistati sellised maailma tippu kuuluvad võistkonnad nagu Evil Geniuses, Astralis ning Fnatic. Mousesports tõusis selle saavutusega maailma edetabelis 5. kohale. Mis aga kõige tähtsam, Robin Kol valiti turniiri kõige paremaks mängijaks. Palju õnne! Kui sa soovid näidata, et oled peaaegu sama hea kui Rops, siis 15. detsembril kell 13.30 algab Betsafe'i CSGO turniir, mille auhinnaks on 500 € väärtuses CSGO skinne. Turniir ise leiab aset Faceit keskkonnas ja sellest saab osa võtta kuni 32 võistkonda. CSGO-le ja teistele e-spordivõistlustele saad kaasa elada ka neile panustades. Betsafe annab uuele kasutajale 4 kuu jooksul 100 € eest tasuta panuseid. Aga kui sa oled juba kasutaja, siis mänguminutite sõbrad saavad igal nädalal e-spordile 5 € eest riskivaba panuseid. Rohkem infot leiad betsafe.ee. YouTube avalikustas 2019. aasta kõige vaadatuma videomängu Minecraft, millel on üle miljardi vaatamise. See on liiga palju. Populaarne Battle Royale videomäng Fortnite saavutas aga teise koha 60 miljardi vaatamisega ning 3. kohale jäi GTA 5, mis oma 2013. aasta ilmumisajaga ei taha kuidagi väsimusmärke näidata. Mis see aga meile tähendab? Kui tahad YouTube'is laineid lüüa, siis tee Minecrafti videoid. Teate küll Fortnite'i ja PUBG'd ja Apex Legendsid, kõik need Battle Royale'i mängud. Kui me arvasime, et see mängužanr hakkab juba ära väsima, siis ei, sellepärast et Forza 4 arendajad otsustasid, et toovad Battle Royale'i mängulaadi kihutamismängudesse. Jah, see Microsofti automäng saab omale 72 mängijaga Battle Royale mängulaadi või ehk teisisõnu Eliminatory. Uuendus koosneb 9 tasemest, mille algusauto saab mängija ise valida. Iga taseme jooksul on võimalik hankida täiendusi ning loomulikult ka kiiremaid autosid, mille tulemusena umbes 15 minuti jooksul selgub see üks ja ainus. Kui nüüd aus olla, siis Forza tundub see kõige õigem mäng, mis võiks värskust tuua Battle Royale'i mängulaadi. Intel tõi turule oma kõige värskema ning kiireima protsessori, mis on mõeldud tõsistele mänguritele ning nimeks on i9 9900KS. Tegemist on 5 GHz protsessoriga, mis on üks kiiremaid üksiktuumaliste kategoorias. See tähendab, et mängud nagu CSGO, League of Legends, kõik sellised e-spordimängud jooksevad väga hästi. Samuti toetab protsessor QuickSync'i, mis tähendab seda, et protsessorile integreeritud graafikakaart teeb videorenderduse taustal ise ära. See tähendab seda, et rohkem ressursse jääb mängu enda mängimiseks. 5 GHz saavutatakse läbivalt kõigis 6 tuumas, mis teeb sellest väga ihaldusväärse mänguritele mõeldud protsessori. Uus Inteli protsessor i9 9900KS jõuab arvutitarka hinnaga 599 €. Mina olen Ago Ahas ja need olid mänguminutid. Kohtume järgmises saates.